Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Tere Inna! Nii tore, et sa siin oled. Ma just täna mõtlesin, et ilmselt alustan igat osa, nii et mul on nii siiralt hea meel ja tänutunne sees. Ja täna ei ole teistmoodi, mul on nii hea meel, et sa olid nõus minuga siin laua taga kohtuma ja avama teemat, mida me täna hakkame siis tegema. Kaua oodatud. Kaua oodatud. Aga siin me siis nüüd lõpuks oleme. Ja pikalt planeeritud tegelikult on ju päris, ikka väga pikalt. Ja. Mingi 1,5 kuud äkki või? Ja selle ajaga me oleme juba jõudnud 2 saadet siin ära vossida. Nagu 2 avokaadot, et not yet. Ja. Tore. Aga lähme siis teele, vaatame, mis tulema hakkab. Et nagu mulle on saanud juba omaks, siis ma alustan kohe sellise küsimuste ja teemadega lähme süvitsi. Et kui sa oled nõus natuke, et mida sina oled läbi seksuaalsuse õppinud kõige rohkem või mida sul on intiimsed ühendused ellu toonud ja näidanud? Kohe traumadesse ära. Ärme üldse säästa aega, lähme kohe deep dive'i. Ma saan ilmselt, ma võtan nagu selle fookuse, et mis on viimasel ajal olnud või mida ma nagu viimasel ajal olen endas nagu lahti pakkinud. Ja viimases sellises suhteruumis ja viimaste aastatega on tulnud üsna palju selliseid traumasid ülesse, millest ma ei olnud teadlik ja teiseks ma tõenäoliselt ei olnud ka üldse valmis neid kohti endas nagu lahti pakkima, onju. Et ma siiralt usun sellesse, et kõik on õige, kõik juhtub omal ajal ja mingites suhteruumides kuidagi tekib see koht, kus saab neid asju lahti pakkida ja mingites suhteruumides näiteks sa ei jõuagi sinna. Ja et sellise nii-öelda nagu ma olen pidanud viimasel ajal päris palju tegelema selliste nagu maha surutud asjadega. Et mida me läbi sellise intiimsuse, läbi sellise seksuaalsuse tegelikult surume endas maha, millest me ei ole teadlikud, siis kindlasti väärkohtlemistega, siis häbitunnetega. Häbi on, ütleme, seksuaalsus ja häbi, need on põhimõtteliselt nagu sünonüümid, on ju. Et nad väga toredasti kattuvad. Ja tead sellisest kohast justkui nagu, kus sa üks hetk nagu avastad, et võib-olla ka sellist nagu kultuurilist tausta või kollektiivset, et seksuaalsus on justkui nagu midagi nagu rõvedat, midagi vastikut, mis oli minu jaoks täielik üllatus. Ma kunagi varem ma ise arvasin, et ma olen hästi avatud, hästi seksuaalne, et mul ei ole seal nagu mingeid teadaolevaid nagu traumasid või teemasid, on ju, aga ühtäkki läbi mingite olukordade, näiteks ma olen sulle jaganud, on ju, et justkui nagu kõik on vahekorras hästi, koged orgasmi ja siis lihtsalt kukud traumasse ja oled nii sügavas traumas, kui sa lihtsalt nutad ja tulevad kõik need, ütleme, sellised sügavamad lapsepõlve teemad tõusevad ülesse. Et minu puhul ma toon kohe ma toongi enda pealt hästi palju näiteid, et mina enda puhul avastasin seda, et ma üsna varakult hakkasin lapsena ennast rahuldama. See tuli selle koha pealt, et nii palju pingeid oli kodus ja oli hästi suur armastuse puudus, puudutuste puudus. Et kui me sünnime lapsena, siis
siis me justkui nagu kogeme neid puudutusi vanematelt, on ju. Noh, ikka nunnutatakse ja paitatakse ja siis üks hetk lihtsalt kuidagi me kasvame ja need nagu puudutused kaovad lapsel ära. Ja ometi puudutus on midagi sellist, mis aitab tegelikult meil väga kiiresti enda närvisüsteemi tasakaalustada, et kui sul on vanem, kes on reguleeritud, on ju, ja sul midagi seal on, juhtub lapsena ja ta lihtsalt tuleb ja kallistab sind või kaisutab, on ju, siis üldjoontes iga laps, on ju, rahuneb maha. Ja siis ühtäkki, noh, kõik vanemad lähevad oma mingitesse tegevustesse, on ju, on oma pingetes, oma mingites protsessides ja siis see puudutus justkui nagu kaob ära. Ja siis ma avastasin jah, kuidagi nagu ikka lapsed ju hakkavad enda kehasid avastama ja kui kodus on seda ka, noh, kuidagi ajastu oli ka selline, et kõik need mingid pornoajakirjad ja mingid pornofilmid ja kuidagi, noh, oli nagu keelatud ja ei tohtinud nagu rääkida, siis mida rohkem on asju keelatud, seda rohkem ju tekib huvi ja lapsel ka. Et ei olnud niimoodi, et istuti maha ja räägiti, on ju, et kuulad, et kehad hakkavad muutuma, sul tekivad mingid huvid, siin on sul sellised tsoonid, on ju, noh, selliseid jutuajamisi ei olnud, et pidid ise ju uurima. Ja siis kuidagi üks asi viis teiseni ja siis kuidagi tuli see eneserahuldamine. Ja eneserahuldamine tuligi selleks, et ütleme seda pinget kehas siis vabastada, mis oli siis nagu päeva jooksul kogunenud, et need vanemate suhted on ju, siis suhted vanemate tähendab omavahelised suhted ja pinged on ju, sest laps on seal ruumis ja ta ei saa sealt ära minna. Ehk siis ta peab paratamatult olema selles kokteilis seal, on ju, ja lapsed me mõlemad teame, on ju, nagu švammid, on ju, kõik, mis on ruumis, nad imavad sisse. Ja täiskasvanuna sa saad ära minna, aga lapsena sa ei saa kuhugi minna. Ja siis see suhe, ütleme, mõlema vanemaga, noh, ja kogu aeg oli seal siis see pinge ja vanemate enda rahulolematus, on ju, mida nad siis elasid minu peale välja ja mida see laps siis teeb, on ju, siis ta avastab selle eneserahuldamise, siis ta avastab, et siin on midagi mõnnat, on ju, siin on midagi head ja siis tegelikult need tunded, kõik see igatsus, kõik see armastuse puudus, see kurbus, see tohutu kurbus, mis tegelikult nüüd siis täiskasvanu eas nagu orgasmis siis avaldub, on ju, et ma ei kontrolli enam midagi, et ma olen üks hetk olen tipus ja järgmine hetk ma olen kõige sügavamas augus, on ju. Et alguses oli see, ma ei saanud aru, mis nagu toimub ja kui ma õppisin ennast seal hoidma, et see on okei, et mu keha vabastab ja kuidagi hakkasin kuidagi nagu neid seoseid leidma, et mis nagu toimub. Et siis minu üllatuseks oli seda ja siiamaani mõnikord on nagu hästi palju, et see piirkond on ju kõik see, kus meil see seksuaalsus on ju elab, et kui palju me tegelikult sinna asju nagu ära pakime ja kui oluline on seal see turvatunne, et saaksid need teemad üldse hakata nähtavale tulema. Ja täna ma tean, noh, minu jaoks on see väga selge seos, et laps, keda ei puudutata, keda ei toetata, kellel puudub siis see vanemlik toetus, siis need on need lapsed, kes hakkavad väga varakult ennast rahuldama. Sest et nad ei oska lihtsalt selle pingega mitte midagi muud teha. Ja mingi hetk, kuna iga kord näiteks minu jaoks orgasm lõppeski mingi traumatööga, siis ma hakkasin endas märkama ka seda kohta, et ma hakkasin seda vältima. Et eriti siis, kui ütleme, noh, mingid muud teemad olid ka taustal ja ma tundsin, et fuck, et this is too much, et mul on juba nii palju asju laual, et justkui see nauding ja jagamine, mis sellega nagu kaasneb, et seal ma pean ka tööd tegema. Ja siis ma täiesti hakkasin märkama, et ma hakkasin seda pigem nagu vältima.
ja endale nagu rohkem sellist nagu ruumi ja aega võtma. Ja siis tekkisid muidugi hoopis mingid teised küsimused, et oot, et mis siin nagu päriselt tegelikult toimub. Et mida me üldse seal teeme ja mis alustel me üldse jagame. Ja kuidas ja mis seisundites me üldse oleme, kui me teineteist jagame. Ja siis mind hakkas hoopiski huvitama see koht, et kui palju me tegelikult, ütleme, lähme nendesse igasugustesse intiimsustesse kompenseerima. Jällegi on ju seda pingemaandust saama. Et tegelikult enda seisund on, ütleme, sitt ja siis ma tunnen, et mul on vaja nüüd seda reliisi, on ju, ja siis ma lähen, otsin seda reliisi läbi selle teise inimese ja mida tundlikumaks naine muutub, mida rohkem ta ennast tegelikult ka väärtustama hakkab, siis seda rohkem ta hakkab tundma seda, et ma ei taha nii. Et see jagamine, et me jagame energiaid, me jagame kehasid, me jagame informatsiooni, me jagame vedelikke, you name it, on ju. Ja kas see inimene, kes mu vastas praegult on, et kas ma olen valmis seda informatsiooni temaga jagama. Et kuidagi nagu selline sügavam kiht tuli kogu sellele asjale juurde. Sest aastaid tagasi loomulikult, ma ei saa öelda, et ma täna vana olen, on ju, aga ütleme seal 20-ndas ja varajased 30-ndad. Selles mõttes, et ma ei mõelnud nagu nendel teemadel üldse. Et seal oli pigem oli tunne, oli kirg, oli tahtmine, siis seal oli kindlasti ka see koht, et hea naine, tubli naine, enne kui mees läheb tööle või reisile, on ju, või kuhu iganes, siis tuleb ikkagi hea naine olla. Mees tuleb ära rahuldada. Ja kui mees on rahuldatud, siis on kõik hästi, on ju. Ja õnneks ma seda saan öelda, et ma ei ole kunagi teeselnud ühtegi orgasmi. Ma ei ole pidanud seda tegema. Mul on enda kohta pigem see nali, et mul on see 30 sekundi mees, et mul pigem on, ma pean teisipidi seda nii-öelda vastupidavust võib-olla nagu treenima, aga ma näen, et see on ka tulnud sealt lapsepõlvest, et hästi kiiresti oli vaja, ütleme, selle orgasmini ja selle rahulduseni jõuda ja siis on justkui kehas ka see nii-öelda nagu muster, et hästi kiiresti, et sind võib-olla see teekond nii palju ei huvitagi, kui sind huvitab ainult see nagu reliis, on ju see vabanemine. Ja nüüd mõttelõnk kadus ära, et sa võid... Ja mulle jäi siin ka kõlama täpselt see koht, et me naistena ju väga pikka aega andsime, et rahuldame mehe ära, et me põlvkonniti, ma muidugi ei saa üldistada, ma ei tea kõiki lugusid, aga jääb hästi palju seda muljet, et ja pornograafia ja kõik, et naise keha on midagi, mille peal mees ennast ära rahuldab ja kuna sellist seksuaalteadlikkust ei ole siin meie kultuuriruumis olnud, ta ei ole olnud midagi vähemalt, ma ei tea, paarsada aastat, on ju. Et siis see on hästi kurb, et ma arvan, väga paljud kehad on läinud lukku, et mina võin nagu sinuga samastuda, et orgasmi saamine ei võta ei tea kui kaua aega, aga see sügavus ja see avatus ja täna ma olen sattunud aeg-ajalt olukorda, kus ma sattun isegi segadust, sest et nii nagu enne on olnud, ma enam ei taha, see ei tööta ja see seksuaalsuse mäng on nii suures muutuses, et aeg-ajalt ongi see tunne, et ma täiesti uutes vetes ja seal tekib nii ilus haavatavus, aga samas tohutut ebakindlust võib vahepeal välja tulla, et kas ma nüüd olen ikka piisavalt hea, kas see, mis ma teen, on okei, et kas ja ennast valida, et ma ütlen ka ainult enda järgi, mitte et ma unustaksin partneri seal kõrval ära, aga ma saan ainult läbi kommunikatsiooni enda keha anda ju edasi, et kuidas mina täna tunnen. Ja ma arvan, et siin on paaris enne saates ka olnud teemaks, et see naistel on täna
selline positsioon võib-olla, et meie tunnetus juba läbi selle, et me oleme loodud potentsiaalselt emadeks, et me tajume hästi peentasandil asju, et me saame ka oma kaaslastele öelda, kui on turvaline ruum, et kuule, stopp, et see praegu ei tööta ja lõpuks võidavad ju mõlemad. Ja samas ütleme, noh, sa tõid selle ilusa sõna sisse, see haavatavus, on ju, et ma julgen öelda päriselt, et mulle nii ei sobi enam. Ja ma usun sellesse, et kui see on turvaline suhteruum, kui seal on küpsus, siis seal on see koht, kus inimene küsib, et aga kuidas sulle täna sobib? Kuidas sa soovid, et ma sulle läheneksin? Sest et ütleme, et kui seal on ja väga paljudel naistel on väärkohtlemist. Eestis on seda väga palju, et üks hetk enda nullruumi töös läks järjest tulema naisi, keda on väärkoheldud oma kasuisade poolt, isade poolt, vanaisade poolt, on ju, ja mingi hetk hakkas tulema ka mehi, keda on ka koheldud oma tädide poolt, oma emade poolt, oma mingite emade sõbrannade poolt, on ju, et seda on palju ja sellises kohas, ütleme, kui inimene tuleb sellise taustaga, siis seal on esimene, mida ma näen, et esimene tasand on see, et sellest inimesest, kui ta ei ole endas seda veel lahendanud, siis nendest kujunevad välja sellised hästi seksapiilsed naised ja ka mehed, et nad räägivad sellest seksist hästi palju, see on neile hästi oluline, nad, see on nagu söögi alla, söögi peale, kõikvõimalikud mänguasjad, kõikvõimalikud fetišid, you name it, on ju. Ja siis, kui sa hakkad seda nagu asja lahti pakkima, siis seal see teine pool sellest hästi sellisest nagu üle võlli nagu sellisest ületähtsustamisest on tegelikult häbi. Et tegelikult on endale loodud mingi lugu, mingi seos, et see on midagi nii ägedat, midagi nii vinget ja siis, kui ta lubab endal kukkuda sellesse õrnusesse, sellesse haavatavusse, siis ta hakkab aru saama sellest ja tundma seda, kui palju on seal tegelikult seda häbi ja häbistatust. Ehk siis kõik, mis on alati niimoodi üle võlli, üle tähtsustatud, kõikide nende tulede ja viledega, on ju, siis mul tekib alati see küsimus, et mis seal all tegelikult on. Ja paar aastat tagasi, rohkemgi veel, ma olen sellest raamatust rääkinud, Artur Janov, Primaalkarje, ja sealt ma võtsin täiesti, see on nagu piibel põhimõtteliselt minu jaoks. Ja siis ma võtsin selle seksuaalsuse teema ka sealt lahti ja see oli mulle selline järgmine kiht nagu wake up call'i, et mis, meil kõigil on mingid fantaasiad, on ju, lapsepõlves ja nooruspõlves ja siis hiljem. Ja siis ma hakkasin vaatama nende fantaasiate taha. Naistel näiteks, et mulle meeldib, et ta kägistab mind või mulle meeldib, et ta on siuke dominantne või mulle meeldib, et ta seob mind kinni, on ju. Kõik sellised erinevad või et ta spängib mind, on ju. Ja siis, kui ma hakkasin sinna nagu sisse vaatama, siis ma sain aru, et täiesti perses, et see kõik on, et see on kõik nagu läbi protsessimata traumade nagu tulemus. Ja siis mul tekkis küsimus, et kui neid tulesid ja vilesid nagu tegelikult ei ole, mis siis alles jääb. Tuleb täiega keha reageerib. Ja alles jääb see puhas. See puhas, milles ei ole neid tulesid ja vilesid. Nii tugevalt reageerib. Ja et milles ongi see õrnus, see puhtus, see haavatavus ja kus ei olegi nendel tehnikatel ja mingitel nendel vidinatel mitte mingisugust tähtsust, sellepärast et on kaks inimest, on kaks hinge, on kaks energiat ja see, mis seal looma hakkab, seal ei ole mingit rappa
noppimist või rassimist, on ju, vaid seal see liigutus võib olla, ma ei tea, millimeeter, on ju, aga sa oled ise nii tundlik, et sellest ühest väiksest liigutusest juba toimuvad nagu nii paljud asjad ja mis on muidugi ju selle eelduseks kõigeks, ongi see turvaline ruum kahe inimese vahel ja mitte siis nii-öelda kehapõhine, sest kehapõhine minu jaoks täna on kõik see, et mul on seda seksi vaja, et tunda, ma ei tea, ennast hästi või pingevabalt, aga on midagi ülevamat minu jaoks ja see on see, kui kohtuvad kaks hinge, kui kohtuvad kaks vaimu ja nad kasutavad, ütleme, seda keha selleks, et siis nii-öelda kogeda teineteist. Ja seal ma ei näe nagu nendel tuledel ja viledel kohta üldse. Ja ma olen kusjuures see, mis sa enne just ütlesid, et kas ma olen piisav ja kõik need asjad, et ma olen ka viimasel ajal nagu mõelnud, ikka satuvad mingid erinevad sex coach'id nagu orbiiti või keegi jagab mulle ja siis jagatakse, et kuidas ja mis ja mida ja kurat, see ei kõla mulle ei kõla, ma ei ütle, et see on kuidagi vale või seda, et seda ei ole vaja, muidugi on vaja. On inimesi, kelle jaoks see on täiega oluline ja ongi vaja käia ja kõik, aga mulle kuidagi tundub see nagu nii võõras, et midagi nii loomulikku, midagi nii intiimset, mis sünnib kahe inimese vahel, kahe inimese ruumis, et seda saab üldse kuidagi nagu koolitada või õpetada või nagu õppida. Ma ei näe seal nagu seda kolmandat isikut vahel, vaid ma näen seda, et mis sünnib selle kahe inimese vahel. Et see on minu jaoks ikkagi niivõrd intiimne ja püha, et ma ei näe, et seal üldse keegi kolmas peaks kuidagi nagu nõu andma. Ja kuidagi ja ma märkasin endas ka sellist kohta, et mul tekkis nagu küsimus, et huvitav, et kas ma olen voodis sitt äkki, et kuidagi, et siin tehakse igasuguseid mingeid trikke ja igasuguseid, on neid fetišeid ja asju, on ju, lihtsalt käis korra peast nagu läbi. Ja siis ma tabasin nagu ennast sellest kohast, aga miks sa peaksid kuidagi ennast vägistama selleks, kes sa ei ole? Et ma olen alati nagu selle loomulikkuse poolt, et ma näen, et see, mis on minu jaoks õige, see tundub loomulik. See juhtub loomulikult, see sünnib loomulikult. Ja sest loodus, kui ma vaatan loodust, seal ei ole mingit see, et me hakkame mingeid põõsaid trimmima, see on lihtsalt mingi meie väljamõeldis, on ju. Loodus kasvab ise täiesti naturaalselt. Ja siis tuleme meie, on ju, mõtleme, et ma tahaks, et see põõsas oleks südamekujuline või et siin võiks olla need lilled sellised, on ju. Et seal, ütleme, kõik toimub täiesti naturaalselt. Mõned õied õitsevad ära, see on ka kõik osa protsessist, on ju, et ei hakka seal seda ära noppima, vaid et siis, kui on see tsükkel läbi, on ju, siis ta viskab selle õie maha. Ja seal ei ole mingit nagu punnitamist, seal ei ole nagu mingit vägistamist. Ja miks ma seda vägistamise sõna kasutan, sellepärast, et ma näen, kui palju inimesed, kaasa arvatud mina ise, on ju, kui palju me ennast vägistame ja laseme ennast vägistada. Ja ma ei räägi siin võib-olla kohe sellest nagu füüsilisest vägistamisest, vaid kas või see sama, on ju, et tegelikult on ju naisena, ma ei tea, oled sellises tsükli kohas, kus seks on viimane asi, millele sa mõtled. Et võib-olla sa oled sellises kohas, kus sa lihtsalt soovid, et puuduta mind ilma igasuguse tagamõtteta, et see on see, mida ma praegult vajan.
et ma alles hiljuti kusjuures käisin lomimassaažis, polnud mitte kunagi varem käinud ja ma läksin sinna täiesti selles mõttes teadlikult, et ma tahtsin kogeda ruumi, mida loob siis mees ja olla seal ruumis see vastuvõtja, kus ma tean, et minult kui naiselt ei oodata mitte midagi. Et ma saan lihtsalt vastu võtta seda hoolt, seda puudutust, seda paitust ja selles ruumis on midagi tervendavat. Et see on nagu hästi suur kingitus, et kindlasti on mehi ka, kes seda saadet kuulavad või vaatavad, et see on hästi suur kingitus, kui nagu mehed ka õpivad ära selle naise puudutamise niimoodi, et ta ei taha mitte midagi sellelt naiselt. Et väga vähesed mehed suudavad seda pakkuda, et olla lihtsalt see ruum, see andja sellel hetkel ilma, et seal oleks nagu see mingi vajadus või mingi, et see kindlasti, ma nüüd silitan sind, et ma tunnen, kuidas mu keha reageerib, et see võiks nüüd kuskilt siit kindlasti nagu edasi minna. Ja kui mees suudab seda pakkuda, siis sellist meest hakkab naine usaldama. Ja kui naine usaldab seda meest, siis naine ka avaneb. Täpselt nagu need pojengid, Yes. Et ta hakkab avanema, sest et seal on see ruum, kuhu avaneda. Aga kui seal on ikkagi mingid sellised tahtmised, nõudmised, et ma võib-olla muul ajal ei tunne sust üldse huvi, aga ma väga tahaksin seda sinu keha kogeda või sinuga seksida, sinuga intiimne olla, mis on ka, tegelikult ma hindan ka neid mehi, kes ütlevadki otse välja, et kuule, et ma tahaks ainult seda, ja tegelikult on see aus koht, kus sa saad tunnetada, öelda, et väga aus, et sa seda mulle jagad ja ütled, aga mina ei soovi seda. Et ma soovin asju teistmoodi, ja see koht, kus sa saad seda teha naisena või mehena, on see koht, kus sa ennast väärtustad, kus sa ei ole enam selles prostituudi energias ja me eranditult kõik kanname või oleme kandnud seda prostituudi energiat, tahame me seda või mitte, ja sellega, see on siuke nagu varjupool, kogu sellele asjale ja ma näen, et see koht tuleb endast nagu kätte saada ja endas see tervendustöö ära teha. Ja seal on kõik, seal on piirid, seal on ei ütlemine, seal on iseenda valimine, et ma ei tee asju, mida ma tegelikult võib-olla ei soovi teha. Ma ei tee seda sellepärast, et olla meele järgi või see hea tüdruk või see hea poiss, et mul on endal küll olnud mingeid olukordi, kus tagantjärgi mõtlen, thank God, et ma ei läinud seda teed, aga mingid kohad, kus minu enda jaoks ja minu keha jaoks on nagu no-go, aga siis ma kuidagi tahan mehele head teha, sest head tüdrukud on ju meele järgi nunnud, nad on toredad, nad on alandlikud ja siis justkui nagu räägin ennast nagu ümber, et okei, ma tahan talle head teha, et proovime, ja kuidagi keha on öelnud ei, et tegelikult ja keha on selles osas nagu nii tark, et ma võin ju siin peas ära otsustada, et okei, teeme, proovime, ja keha lihtsalt ei avane. Ehk siis ma ei saa enda meele ja mõistusega ära trikitada enda keha. Ja tegelikult ütleme, alles hiljuti ka kirjutasin sellest, et kui nagu keha päriselt kuulama nagu hakata, siis keha ju räägib nii palju, et vaata hästi palju ka, et umbes, et
kui sa ei ole piisavalt märg, on ju, et siis võta mingid libestid ja ma ei tea, mis iganes asjad veel, on ju. Aga tegelikult see on keha märguanne. Ma ei ole valmis. Ma ei ole valmis veel üleüldse mitte mingisuguseks, on ju, sisenemiseks või kuidas iganes me seda nimetame, on ju. Ja penetrationiks. ja siis me justkui nagu kasutame seda mingit määret ja siis justkui nagu tegelikult sõidame iseenda kehast üle. Ja see on see koht, kus ma jälle toon selle enese vägistamise sisse, et ma tegelikult ei kuula oma keha. Et tegelikult peaks toimuma ikkagi kõik loomulikult ja loomulikult on ju, meil on siin need menopausid ja perimenopausid ja keha muutub, aga sellegi poolest, et me saame teda toetada, aga ma räägin nagu üldiselt, et mõned naised ju polegi üldse enda nii-öelda mahladega võib-olla toimetanudki, et seal on kogu aeg mingi see libesti on vahel, on ju. Ja mul tekiksid seal kohe küsimused, et mis toimub. Et kuidas sa tunned ennast? Kuidas sa tunned ennast selle mehega koos olles? Mis teil siin suhteruumis toimub? Kas sa tunned ennast enda kehas turvaliselt? Kas sa naudid seda meest? Kas sa naudid seda naist? Kas sa naudid seda seksuaalsust, on ju? Aga ma saan aru, et need on sellised nagu sügavamad teemad, on ju, et tänapäeva maailm on ikkagi väga palju üles ehitatud sellisele kiirustamisele. Kohe kiiresti saame tuttavaks, kohe tahaks näha, milline sa välja näed, kuidas see seks on ju, ja siis 2-3 korral otsustan ära, et kuule see seks ei toimi. Ei ole vist seda värki, on ju, ja siis liigutakse edasi. Ja seal ei ole minu jaoks mitte mingisugust sügavust. Ja eks see sügavus tegelikult ju tulebki paljuski läbi kogemuste, läbi kogemise. Ja mõnes mõttes on need kogemused ka vajalikud, sellepärast et siis hakkad väga selgelt ju eristama, et mis on sulle, mis ei ole sulle, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi, on ju. Et läbi nende kogemuste me ikkagi õpime väga palju. Ja samas vaata öeldakse ka, et see sarvede maha jooksmise aeg, on ju, et ma arvan, et ka see on tegelikult oluline etapp, on ju. Aga oluline on, et mitte sellesse nagu kinni jääda, sest et hästi lihtne on liikuda voodist voodisse ja kui palju keerulisem on selle sama inimesega avaneda kiht-kihi haaval. Jagada neid kohti, et kuuled, et mul oli praegult nii hea ja samas ma praegult nutan nagu väike viiene, sellepärast et minus on siuke üksindus, mis praegult üles tõuseb. Või et ma ei saa aru, mis praegult juhtus, on ju. Et ja seal on minu jaoks see päris intiimsus tegelikult. Ja mõnes mõttes ma olen, tead, miks ma sulle need lilled tõin täna? Mul kuidagi tekkis nagu see seos, et kui mul kunagi päevad hakkasid esimest korda, siis ma mäletan, ma teadsin, et need on mingi hetk ju tulevad, on ju, ja siis ma käisin too aeg kuskil seal taastusravi, ühesõnaga mingis taastusravis, ja siis ma mäletan, kuidas ma märkasin, et oh my god, püksid määrivad rõve, on ju, kuigi ma teadsin, et mis ja kuidas. Ja siis ma läksin koju ja siis ma nagu emale niimoodi, seal oli mingi teatav siuke nagu ikkagi mingi nagu häbi või siuke nagu fuck, ma ei taha, rõve, on ju. Ja ütlesin talle, et kuuled, et mul määrivad, on ju. Ja siis ema ütles, et okei, selge. Siis tol ajal olid need mingid paksud, ma ei mäleta, mingid libressed ja ma ei tea, mis iganes sidemed ja siis tõi mulle need ja siis ta saatis isa poodi. Ja isale ta siis ütles, et mine too kiiresti Innale lilled, et Inna on nüüd naiseks saamas. Et
mu ema on armeenlanna ja neil, ütleme, kui naine saab, või tähendab, kui naisel hakkab menstruatsioon või tüdrukul tähendab, on ju, siis ta justkui nii-öelda nagu, noh, saab naiseks, on ju. Et ühest küljest hästi ilus, teisalt on seal ka see varjupool, et tegelikult nende kultuuriruumis see tähendab seda, et naine on siis valmis emaduseks. Aga me ei saa rääkida tüdrukutest, kes on 12, 13, 14, kellel on esimesed 2 aastat päevad, et nad on emaduseks valmis, aga seal, noh, see on juba teine teema, on ju. Igatahes, aga ma mäletan seda, kuidas oli see tähistus. Et midagi ägedat nagu sündis. Ja sellepärast mul kuidagi, kuna sa mainisid, kuna me avatult siin oleme enda tsüklitest rääkinud, on ju, ja sa mainisid, et sul on see imeline aeg tulemas, siis ma kuidagi tundsin, et kuidagi tahaks sulle need lilled tuua, on ju. Sest et selles ikkagi kogu see tsüklilisus, mis naistel on, et see on, minul on praegu ovulatsioon, on ju, ja ma lihtsalt tunnen, kui no nii äge aeg on, tead, tantsid, paneb mingi mõnusa loo kodus peale ja tantsid enne väljatulekut ja kõik on kuidagi nii mahlane ja kleidid istuvad nii hästi ja nii hästi selga, on ju, ja kuidagi, noh, on siuke nagu hoopis teine vunk on sees, on ju. Ja siis on ju vahetult enne päevi on siuke pigem, et ära räägi minuga, hoia must eemal, on ju, et sa tahad pigem nagu sellist nagu koopas olekut, aga ka see aeg on ülimalt oluline aeg, sest et mingi hetk oli mul hästi konfliktne see aeg enda sees, kõik see menstruatsiooni eelne. Ja siis ühtäkki ma mängisin selle enda jaoks ümber niipidi, et ma hakkasin aru saama, et tegelikult on see kõige parem aeg, kus tegeleda enda sügavamate teemadega, sellepärast, et see on see aeg, kus sa ei saa enam endale valetada. Ja kui ma võtsin enda jaoks selle, et nüüd on see 10 päeva, see aken, kus ma teen süvasukeldumist ja ütlengi näiteks, ma ei tea, endisele kaaslasele ütlesingi, et praegult on see aeg, kus ma täiega hoian ennast ja ma ei taha sinuga mingisse konflikti minna, on ju, sest üldjoontes on seal väga kiire see tulema, on ju. Et ma tahan enda sees neid tundeid läbi lasta, ma ei taha neid sinu peale välja elada, sest et mehed ei ole vastutavad selle eest, et kui naisel on päevad. Et nad peavad nüüd, ma ei tea, mööda seinu käima, on ju, vaid et see on ikkagi iga küpse naise enda vastutus, enda sees protsessida neid tundeid, loomulikult öelda mehele, et kuule, mul on täna siuke tunne, et ma tahaks lihtsalt pea otsast ära ammustada. Aga ma lähen jalutan, ma ei tea, ja sa võid mulle lihtsalt ühe tassikese teed teha. Et see on ka selline nagu kommunikatsiooni koht, sest mulle tundub, et kuidagi väär oleks mõelda, et see on see aeg, kus nagu naine võib lihtsalt kuidagi emotsionaalselt oksendada ja siis vabandada ennast välja, on ju. Ja. Et noh, see on umbes ju siis nagu sama, et ma ei tea, mees läheb teise naise juurde, ütleb, et aga tead, mul oli ka nagu mingi kuuseis oli selline, et ma lihtsalt tundsin, et mul on vaja minna selle teise naise juurde. Sorry. Et see on põhimõtteliselt, et päeva lõpuks tuleb lihtsalt vastutus võtta, on ju. Et vastutus võtta kõige eest, mis sa oled, kõige eest, mida sa räägid, mida sa teed, mida sa ei tee ja ka selle eest, kuidas sa mõjud eelkõige iseendale, on ju, mis su enda seisund on ja mida sa ka ruumi tood naisena, mehena, et mida me siis siia ruumi tegelikult toome ja mida me tegelikult tahame siis selles ruumis võib-olla rohkem näha. Et kui me toome jälle selle fookuse selle seksuaalsuse juurde, intiimsuse juurde, et mida ma siis selles ruumis tahan rohkem kogeda ja näha, et kas ma tahan kogeda seda mingit sellist kuidagi, ma otsin seda sõna, midagi sellist, mida kõik teised teevad, mingi kollektiivne teema, et näed,
seal keegi teeb, on ju, no ma teen ka siis, on ju, või kuskil seal pornofilmis näidati, et see on kõige õigem asi, mida teha, on ju. Või ma hakkan kõigepealt vaatama, et mis mulle endale mis tuleb minu seest jälle. Kes ma olen, kes tuleb sealt minu seest välja. Ja hakkan seda haavatavust palju rohkem sinna nagu ruumi sisse tooma. Seda ehedat ennast. Seda päris ennast, on ju. Ja see minu meelest on palju ma ei taha kasutada sõna õudsam, aga tihtipeale on, sellepärast et nii lihtne on ju mängida kedagi teist. Ja seal tuleb see haavatavus sisse. Selline ehedus, haavatavus ja siis on see, mida ma olen märganud, et see on see koht, kui ei oleks turvaline ruum, siis saab väga lihtsalt päriselt sulle haiget teha, et hästi nii lihtne on ju, kui ma mängin mingit mängu ja keegi paneb selle peale hinnangu, siis mina ju seal sees tunnen, et ta ei pannudki mulle, ta pani ju sellele näole, maskile, rollile. Et see on ka see, mille pärast ilmselt avaliku elu tegelased tihti panevad endale erinevaid rolle või maske. Aga ma olen järjest enam jõudnud sinna, et kui ma elan enda südame järgi, siis selle südamevägi ja see jõud, et isegi kui keegi paneb sellele hinnangu, seal jääb see armastus, et vaadata, et läbi mille see tuli. Ja ma kuidagi siiralt usun, võib-olla ma olen selline lõputu optimist, et päris armastusele ja hingele ei panegi keegi kunagi mingit hinnangut, et kui hinnanguid pannakse, siis pigem ma arvan nendele varjudele, egregoridele, mustritele, et tegelikult see on nii paradoksaalne, et kui me elaksime kõik selles haavatavuses, siis tegelikult mitte keegi ei tahaks sind haavata, on ju õige sõna. Ja nii kaua, kui me mängime neid rolle, siis tegelikult ma arvan, kuskil intuitiivselt me tajume üksteise rollid ära ja me tahamegi neid lõhkuda. Mina aina enam tunnen turvalises ka paari suhtes, et kui tekivad konfliktid, siis tihtilugu tagantjärgi vaatad, et ma ei läinud konflikti mitte selle inimese hinge või endaga, vaid konflikt tekkis seal, et olid mingid maskid, mingid lood, ma täitsin mingit osa täpselt seksuaalsuses ka, et kui mingi asi ei nii jutumärkides siis ei tööta, ta ei tööta sellepärast, et seal ei olnud sellel hetkel seda puhast ruumi ja alati, kui see on see puhas, siis tegelikult töötab hästi. Ja seal hakkab kohe ka energia liikuma, on ju. Sest kohe, kui tekib selline nagu vaakum, siis kohe tekib küsimus, et mis siin nagu toimub, on ju. Sest et see vaba, ütleme, ja see on keeruline koht, sest et endast räägin, et ikka ju tahaks neid mingeid tingimusi seada ja siis on need ootused ja siis täna on ju see kõik see sotsiaalmeedia on ju kõik täis, et kõik need tingimused mehele, tingimused naistele on ju ja kõik need meestel siis kõik see, ma ei tea, kes ta on, mis ta teeb, on ju, naistel kogu see siis see välimus, see pakett on ju ja tegelikult ütleme, mida me tegelikult ju vajame. Igaüks meist on ju lihtsalt see aksepteerimine. Et see tingimusteta vastuvõtmine. Aga me vajame seda ikkagi, kui me vajame seda rohkem nagu teistelt, siis järelikult me ei ole seda endale pakkunud, on ju. Ja senikaua, kui ma ei ole seda endale pakkunud, kui ma ei ole ennast vastu võtnud, ka kõige, ütleme, sitematel päevadel, kus on nii keeruline võib-olla vaadata endale otsa või kuidagi ennast nagu vastu võtta, siis me justkui ju tahame või ootame seda teistelt. Ja kuna me endale ei ole seda pakkunud, siis väga tihti minu kogemus on see, et teised peavad mulle seda peegeldama. Et ma ei vali sind. Ma ei paku sulle seda. Ma ei ole sulle see emotsionaalne tugi. Ja siis tekib see teisipidine küsimus, et õigemini 2 küsimust, et kes on see minus, kes vajab seda välispidist kinnitust, aksepteerimist, tuge, on ju. Siis me jõuame enda sisemiste ressurssideni. Ja siis me tegelikult jõuame
sellesse kohta, et kui minus endas on see ühendus olemas, siis ei oma ju tähtsust, mida teine pool teeb või ei tee. Et kõik, mida see teine pool teeb või ei tee, on ju, et see on lihtsalt kingitus, it's nice to have. Aga jällegi see toimib minu puhul, ma näen siis, kui ma olen enda eest hoolt kandnud, kui mu enda tassid on täidetud. Praegult, millega ma tegelen, mis on mul selline nagu küsimärk, on see, et mis paneb mind ennast enda elust ikkagi loobuma. Märkan mingeid selliseid kohti endas, et mul on kuidagi oma mingi suund ja siis tuleb mingi inimene, nimetame teda korraks segajaks ja siis mu see enda suund kuidagi, ta läheb nagu ootele ja siis tekib, mingi koht, et nagu saad puuga pähe ja sa saad aru, et oot, kuidas Inna nüüd niimoodi, et kuidas sa nii lihtsalt enda sellest nagu suunast nagu loobud. Ja siis ma paningi see nädal või eelmine nädal panin endale peegli peale, et valin enda elu alati esimesena. Minu elu tuleb alati esimesena. Loomulikult ma tean, et mille pärast on ju see nii ikkagi kipub veel juhtuma, varasemalt oli seda hästi palju, see sulandumine on ju. Et kui sa lapsena oled pidanud hoolitsema kõikide teiste eest, kõikide teiste vajaduste, kikivarvul käima, vaatame, mis tujuga ema on, okei. Ema on sellised, isa on täiesti seal mingi, kohe pumm lõhkeb, on ju. Ja sa õpid ju kogu aeg kohanema, sa õpid kogu aeg kohanduma, sa õpid kogu aeg ruumi lugema, sa õpid nägema iga detaili, iga meeleolu muutust, mis täna mu töös on ju super, sest paljud küsivad, et Inna, kuidas sa jaksad, et kuidas sa suudad selle inimesega seal 3-4 tundi olla fokusseeritud ja ma ütlen, et see on lihtne minu jaoks, sest et ma olen seda terve elu teinud. Et see nii-öelda ruumi lugemine ja inimesel lugemine, et tööalaselt on see väga hea omadus, aga kui see läheb suhteruumi, tere tulemast ärevus. Jah, kus see sina oled, on? Jah, ehk siis sa hakkad kogu aeg tegelema selle teise inimesega ja siit ma toon selle enese hülgamise sisse. Et minu enda jaoks kindlasti hakkas üks sügavamaid nagu muutusi ja ma ei ole veel kohal, ma olen teel, on see enese hülgamise lõpetamine. Et ma ei tegele kellegi teisega samal ajal, kui minu enda võib-olla sisemine laps röögib ja nutab ja on paanikas, vaid et ma ütlen sellele teisele inimesele oota ja siis ma vaatan, mis on minu sees ja ma vaatan, mis on see, mida mina sellel hetkel vajan ja ma pakun endale seda. Ja, et see on kindlasti, sest et see oli paar aastat tagasi, kui ma sain aru, et iga kord, kui mina reageerin ja hakkan midagi seletama seoses selle teise poolega, näiteks partneriga, siis ma ei ole endas kohal. Ja kui ma ei ole endas kohal, siis ma ei saa läbi lasta neid tundeid, ma ei saa olla seal teadlik, sellepärast et ma olen juba seal teises inimeses, ma tegelen tema asjadega, on ju, ja seal ma ju tegelikult hülgan ennast. Ja kui ma ei ole kohal ja ma ei näe, mis mu sees tegelikult toimub, ma ei tunne, ma ei taju, siis ma ei saa ka otsustada ega valida mingit muud teed. Ja see on hästi automaatne. Ja see on puhas praktika, et enne kui ma lähen endast, öeldakse eesti keeles, ma läksin endast nii välja ja nii ongi, sa lähedki endast välja, aga nüüd on nagu see koht, et stopp, ei lähe endast välja, mida ma tunnen, mis siin sees praegult toimub, mida ma vajan ja
mida ma saan enda heaks praegult teha, et mul hakkaks parem, mitte tema. Tema ei pea midagi, tal on omad mingid protsessid, kus tema on, ta ei saagi tulla mind sellest kohast päästma. Muidugi on selliseid suhtedünaamikaid omajagu, kus üks kogu aeg päästab, või on sellises nagu vanem rollis kaaslasele. Minu jaoks küps on täna see, et kõik võtavad enda asjade eest ise vastutuse, küll aga on täiesti okei, et seal ruumis on ka see haavatavus, kus ma saan öelda, et tead, ma olen täna nii sitas kohas omadega ja ma lihtsalt vajan, et sa hoiaksid mind täna. Või tead, ma tunnen mingit ebakindlust, et ma näen, et ka see koht on seal suhteruumis oluline. See on hästi ilus, seda võib küsida. Jaa, Ma arvan, et jah. see ongi terve suhte, kuidas ma ütlen, üks väärtuseid. Kui sa mitte ei lähe siis küsima seda sellest kohast, et päästa mind või sa pead Jah. tegema, aga kui mul on raske, siis on ju koos märksa parem, et sa palud, et hoia, et aita mul tunda seda tunnet. Ja see on hästi teadlikult tehtud ja seal ei võta keegi siis vanema rolli, vaid seal on mees ja naine või ka naine, mees, seal ei peagi olema isegi ainult paarisuhe, ka sõbrannadega samamoodi, ma ei tea, ühesoolised suhted, et aga just see, kui sa võtad vastutuse, sa ütled, et see on minus on see tunne, see ei ole kuidagi sinuga seotud, aga palun aita mul see läbi näha. Nii palju lihtsam on. Minu kogemuses on seda teha niimoodi. Ja mind nii kõnetas see iseendaks jäämine, ma olen varem hästi tugevalt olnud see tubli tüdruk, ma arvan, unistuste naine, sulanduja, aga siis juhtuski umbes iga 3-4 aasta tagant, mõned korrad oli 7 aastat, et kus ma tundsin, et mind ei ole enam selles suhtes. Ja selles ja automaatselt hakkad kuidagi siis suhet süüdistama, partnerile etteheiteid tegema me ühes hetkes. Isegi tubli tüdrukuna ma neid etteheiteid teid enda sees, siis mõtled, okei, see kaaslane ei ole mul õige, et ma pean siit suhtest lahkuma. Kuigi tegelikult täna ma saan aru, ma ju hülgasin iseenda ja mitte keegi ei palunud mul seda teha ja täna ma ainult enam näen seda, kui ilus on see koht, kui sa jääd iseendaks ja vahepeal mind, kes on ka harjunud lapsepõlvest olema meele järele, see lööb nii tugevalt sellise vibra sisse, et issand, kas ma nüüd, täna juba vähem, aga ütleme seal paar aastat tagasi, kas ma nüüd julgengi öelda, mida ma tahan. Ja minul on nii selline väga sügav hülgamishaav, see läks iga kord häiresse. Nii, aga kui sa nüüd ütled välja, on potentsiaal, et sind hüljatakse. Ja siis veel väga kõvad ületulekukohad on need, kui siis minu väljaütlemine käivitas kaaslasest tema valu ja seal oleks tahtnud kohe hakata pehmendama ja oli kohti, kus ma hakkasingi siis ruttu pehmendama. Pehmendan igaks juhuks ruttu selle koha ära, siis jumala eest mind ei hüljata, võtan vastutuse kõigi tunnete eest, vabandan veel, ma ei tea, kaaslase tunnete eest sinna takkaotsa. Ja üks hetk see läheb seda enda sees nii valeks, ma ei saa enam nii elada. Ja sellest hetkest, kui ma selle ära tabasin mõni aasta tagasi, ma alati tead, enne saagugi siis see lahkuminek, ma ei sure sellest ära, aga ma ei lähe enam kuhugi, kus mina ei tunne ennast iseendana. Ja siis ma mäletan nii ilusti ühte hetke, kus seal ma lihtsalt tundsin, et issand, ma saan suhtes olla nii õnnelik ja mina, kui ma olen üksinda. Et kui ma siin olingi mõned tagasi paar aastat täiesti üksinda peale lapse isast lahkuminekut, siis ma näitasin nii äge oli üksi olla. Et nii mõnus oli, ma sain alati ennast valida, last on ju ja iseennast. Ja nii kui suhtesse läksin kohe, põhimõtteliselt päeva pealt hakkas mingi täiesti jabur mäng. Ja kuna selleks ajaks mõlema teadlikkus oli nii suur, et seda oligi lihtsalt vaatlesid, siis mis nüüd juhtus, et me tundsime üksteist juba varem mitu aastat. Ja siis kui otsus tuli, et oleme siis nüüd paar, siis põhimõtteliselt päeva pealt hakkas tuli mingi programm peale, mingid dünaamikad hakkasid täiesti jaburt mängima. Ja ma olen nii tänulik, et nad tulid, sest see aitas minul hakata läbi nägema kogu seda protsessi, mida ma varem ei olnud osanud absoluutselt nii näha, ega ma ju teadlikult ei kaotanud ennast ära. Et see tuli ju täiesti automatismi pealt, et see on hästi-hästi nagu võimas kogemus ja mitte lihtne, et jah, ega need vaata see selline nagu
üksinda aeg on hästi oluline, hästi oluline. Küll aga ma näen, et kui me läheme suhetesse, siis nendes suhete ruumis toimub hoopis teistsugune areng. Et kui sa lähed sinna muidugi suhtesse otsustad, et okei, et ma lähen sinna haavatavalt on ju sisse. Alguses on nagunii, muidugi ma ei kujuta ette, kui ma nüüd täna ilmselt läheksin suhtesse. Kui ma enda suhteid nagu vaatan, siis ma olen ikkagi kogu aeg timminud seda haavatavust, seda läbipaistvust juurde, küll aga näiteks viimane suhe, mis oli peaaegu 6 aastat, et seal alguses olid ikkagi mingid sellised kõik need puudused ja ikkagi mingid mängud ja ma olen ka ülimalt tänulik sellele suhtele, see oli hardcore suhe. Me mõlemad saame aru sellest, et see on siuke nagu once in a lifetime, et teist korda ei taha, et lihtsalt nagu nii tugevad peeglid teineteisele, nii teravad, et seda ruumi ja seda kohta võib-olla, kus oleks lihtsalt olemist olnud, et seda praktiliselt ei olnudki. Ja et kuidagi nagu väga kontsentreeritud tööd sai teha. Ja seal oli ikkagi nagu see koht, kui mina hakkasin sellesse suhteruumi seda haavatavust tooma, siis sellele tegelikult ei vastatud. Ja see, mis oli minu jaoks oluline, oli see, et ma jätkasin. Ehk siis see oligi see koht, et ma sain aru, et vahet ei ole. Ei hülga. Ja, et mina enam ennast ei hülga, et isegi kui see ei ole praegult vastu võetud ja need on väga valusad kohad, kui sa alguses lähed, sa ei ole harjunud võib-olla jagama mingeid asju, sa ei tea isegi, et ei ütlemine on okei, on ju. Ja siis sul seal see süda puperdab ja peopesad lähevad higiseks ja siis sa formuleerid neid lauseid, kuidas talle midagi seal rääkida ja öelda ja teed nii suure nagu eneseületuse ja siis sealt tuleb mingi täiesti, ma ei tea, inimene läheb võileiba tegema, on ju, või ei ole võib-olla võimeline kohe seda vastu võtma, on ju. Ja see on siuke tunne, et sa lähed nii õrnuses. Ja siis sul nagu lihtsalt see uks lüüakse nina ees kinni. Aga sa teed ikkagi selle otsuse, et okei, tema on seal, kus ta on ju. Mina jätkan. Ma jätkan enda avanemist. Ja sest, et mis naistel ju juhtub, kui nad seda ei tee, siis juba tulevad sümptomid. Et kõik igasugused sümptomid ja mul oli ju, ütleme, need 2,5 aastat põiepõletik mitu korda kuus. Ja need on kõik seotud ikkagi selle allasurumisega ja enda piiridega ja enda territooriumiga ja ma ei ütle, et ütleme, mitte asi ei olnud üldse selles suhtes, see suhe hakkas esile tõstma minus seda, mis ootas juba ammu lahti pakkimist, ehk siis ma räägin siin ikkagi sügavast tööst enda lapsepõlve haavade ja traumadega. Et suhe on lihtsalt käiviti, ta toob lihtsalt nähtavale. Et suhe ise üldiselt ei ole kindlasti see nagu see algpunkt, on ju. Et ja ka see kaaslane ei ole see, kes sulle tegelikkuses, ütleme, on haiget teinud, vaid tema lihtsalt vajutab seda kohta ja see on selline nagu vastastikune mäng, on ju. Et küll aga ma näen, et on oluline ära õppida see, et kuidas seda teha turvaliselt.
ja ära õppida ka see, et ma küsin su käest luba. Et ma küsin su käest luba, et tead, ma näen midagi, et kas sa tahaksid kuulda seda. Ja et seal oleks ka see ruum, kus ma saan öelda, et tead, et ma tahan ise praegult sellega pusida, et ma küsin su käest. Ja mis on kindlasti, et see suhteruum ei muutuks selliseks nagu teraapiatoaks. Et kui me seal suhteruumis ikkagi kaotame ära selle koha, et ma tunnen, et sa oled minu tiimis, vaid vastupidi on see, et ma olen see klient ja tema on terapeut või mina olen terapeut ja tema on see klient, on ju. Siis see tegelikult tapab iga suhte ära. Nõus. Sellega mul tuleb hästi huvitav paralleel, ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin. Aga mind väga kõnetas see, et suhe on nagu tegelikult potitaim. Ja kui sa teda kogu aeg paned pesumasinasse ja tsentrifuugima ja et ta ei jää ellu, et ühes kohas see üksteise tervendamine ongi, ma arvan, iga suur osa tänapäeva suhted, me ei ole veel siin valgustunud ära, et tulevad ikka trauma pealt kokku või tulevad näitama meile mingeid külgi, aga kui seda tehagi läbi armastuse ja teadlikkuse, et sa kastad seda lille ja sa tahad, et see õitseks rohkem. Aga ma olen kõrvalt näinud väga palju neid suhteid ja seda ühiskonnas, kus saadakse kokku, et nüüd hakkame tegema ja siis see potitaim vaesekene ongi seal pesumasinas ja siis, kui puudub see emotsionaalne intelligentsus, nagu sa nii ilusti tõid välja, et küsi luba, mitte ära ütle, sa võidki näha teises partneris seda, kui sa ei ütle seda läbi enda sõnumi või selle ruumi, ma võin ka eksida. Et ma küll täna alati ütlen, et ma näen seda, aga ma olen avatud sellele, et äkki ma näen seda läbi oma varju, ma ju ka ei ole lõpuni kindel. Mulle tundub, aga võtame hästi avatud, vaatame, et kas sulle kõlab see, mulle kõlab ja kui me kumbki ei saa aru, et milles on, küsime mingit kõrvalist puhast pilku juurde, mitte et ma ütlen, et kuule, vaata, sul on see, ma tean, hakka tegelema ja teine, ma ei taha täpselt samamoodi, et mulle keegi ütleks, täpselt nagu lapsepõlves oli võib-olla see trauma, et ema ütleb, kuidas on või ei ole või isa on ju. Me ei tea tegelikult, et mul on täna 8-aastaseks saav laps ja ma tean, et ma ei tea, mis talle parim on. Ma võin ainult mõelda, kuidas mina oleksin väiksena tahtnud. Ma saan talle pakkuda seda ainult läbi iseenda ja öelda, ma tegelikult ei tea, mis tema hing on ja ma olen kuidagi just eile õhtul olin duši all ja mõtlesin, et me inimestena mõnes mõttes tegelikult vanematena ka arvame, et meil on suurem roll oma laste elus, et ma olen täiesti nõus sellega, et see, mismoodi minu vanemad minuga käitusid, on mingi baasi loonud minu eluks. Aga mul on paar kaksikutest tuttavaid, nagu ühed tüdrukud või ühed naised, ühed mehed. Nad kasvasid ühel ajal, ühes peres ja nad näevad neid ka traumaatilisi olukordi täiesti erinevat pilgult. Ehk neil on oma hingena juba mingi muu asi ja ma arvan, ma olen täna ikka mina, et oleks mu vanemad teinud üht või teist asja teistpidi. Ma oleks ikka nende inimestega kokku saanud, ma oleksin ikka ilmselt selle lapse ema. Et see ei ole tegelikult nii, kuidas ma ütlen, tähtis, ma räägin seda iseendale. Et ma vahepeal mõtlen, issand, ma jumala eest nüüd oma lapsega mitte midagi valesti ei teeks, et see on nii tähtis. Siis ma sain, issand, aga see on mu ego, mis tahab olla nii tähtis. Tegelikult on minu ülesanne hoida teda elus, jagada armastust ja olla talle lihtsalt iseenda eeskujuna. Et mina ei saa talle öelda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui palju meie ühiskonnas on seda kohta, kus ikkagi vanemad arvavad, et nad teavad ja kus uruvad või piiravad, on ju, ja veel hullem, mis seal enne oli, et kus ongi vanemad on väärkohelnud oma lapsi. Ma ei tea, miks see tahab tulla, aga mulle nii jäi eile pilk, et suured mingid plakatid on kuskil Pirita tee ääres, mingi svingerite peod iga laupäev. Siis ma mõtlesin, et olgu, et väga huvitav, et mitte panna hinnangut, kõigil ongi, võib-olla on vaja käia ka mingi koht. Aga siis ma hakkasin mõtlema, mina naisena, et ma võin veel võib-olla, kui hästi loomsel tasandil mõtta, meesperspektiivist aru saada, et võib-olla isased tahavadki rohkem paljundada, et kuigi seal ma alati ütlen vastu, et kas sa siis nagu päriselt tahad ennast võrrelda loomaga ainult, on ju. Aga et kui on sellised, me oleme huvitaval ajal, et ma just vaatasin, kui kontrastne see maailm on minu tutvusringkonnas ja suhteruumis ja suhteringis on ainult ikkagi see autentsus,
haavatavus ja nii, nagu sa nii ilusti tõid, et see, et ma ei tea täpselt, mis siin seksuaalsus tuleb ja ma olen nõus kuulama, no mulle isegi nende coach'ide vastu, mida aeg-ajalt on tore kuulata, siis ma kuulen enda seest, tunnen ära, et kas see kõnetab või ei kõneta, on ju. Aga et ja siis on mingi maailm, kus saavad iga laupäev kokku inimesed ja seal on kõik, ma arvan, need tuled ja viled ja kõik, no ikka. et jah. Aga seal jällegi nagu mulle meeldib nagu sellist olukorda või selliseid nagu valikuid vaadata. Ja siis mul tekivad alati küsimused, et mis paneb niimoodi käituma, mis paneb inimest selliseid valikuid tegema, mis keskustega, energiakeskustega me seal üldse mõtleme, on ju, või tähendab, seda elu siis nagu kogeme või loome, et kas see käib seal puhtast kohast või seal on mängus ained, sest et kui on ained, on ju, siis ained hakkavad ju kogu seda tunnetust muundama, on ju, et seal ei ole nagu sellist puhast, selget seisundit ja vaadet, sest et sa oled mõjutatud mingitest täiesti teistest energiatest, teistest egregoridest, teistest jõududest. Ja siis mul tekiks võib-olla küsimus, et mis on seal puudu, mis on sügaval sisimas puudu, et mul on vaja minna äärmustesse ja kõikide nende tulede ja viledega. Ja siin on nagu see koht ka, et ma ei ütle, ma nagu, kui igalühel on oma, kui tahetakse katsetada, tahetakse proovida mingi periood, sest et me kõik ju teeme mingeid asju läbi, on ju, on see mingi ainete periood, on see mingi, ma ei tea, see selline litsakas periood, on ju, me teeme neid asju läbi, küsimus on selles, et kui inimene jääb sinna kinni, või on see, et ma käin iga kuu tseremooniatel või ma käin juba, ma ei tea, 20 aastat teraapiates või ma käin konstellatsioonis, on ju, seal, ma ei tea, viimased 5 aastat. Et kuhu me kinni lõpuks jääme, sest kogu point on ju tegelikult, on ju, olla liikumises ja kui ma ei suuda nagu millestki lahti lasta, et mul on kindlasti seda vaja, või et ma pean kindlasti seda iga pühapäev kogema, siis seal on ju mingi, seal peab olema mingi puudus all. Ja tihtipeale tegelikult võib-olla sellistes koos viibimistes võib-olla inimene kogebki seda esimest korda elus, et ta saab olla vaba. Võib-olla ta seal saab oma tähelepanu, võib-olla ta kusagil mujal ei kogegi seksuaalsust. Mäletan kunagi, kui ma läksin massaažikooli massaaži õppima, ja siis kui ma vaatasin neid kaasõpilasi, siis meil oli päris mitu sellist inimest, kes, või vähemalt ühte meesterahvast ma tean, kes tõenäoliselt polnud mitte kunagi mitte ühtegi naist puudutanud. Ja ühtäkki mul kuidagi nagu käis see taipamine ära, et need inimesed, kes tulevad siis massaaži õppima, kaasa arvatud mina sellel hetkel, et ka seal on puudus all, just nimelt puudus sellest puudutusest, et ma lähen siis kellelegi pakkuma seda, millest ma ise olen puudust tundnud, on ju. Ja samas, ütleme, massaažis ei ole mitte midagi valesti, see on väga et ma olen isegi enda klientidele soovitanud, eriti on ju meesterahvad, kui neil suhted lõppevad ja nad on täiesti seal šokis ja et umbes, et kuidas ma tahan ju seksida ja ma vajan neid puudutusi ja kõike, on ju, ja siis ma olengi öelnud, et tead, et aga leia endale mingi massöör, kes sulle tundub meeldiv ja mine lihtsalt lase ennast puudutada
ja luba endale avastada, mis asi see lähedus on, et lähedus ei ole alati ainult füüsiline, vaid lähedus on sinu lähedane sõber, mingi hetk kuskil looduses järgmise lähedase sõbraga, et lähedusel tihtipeale ma näen, et inimestel see lähedus võrdub füüsiline mingi intiimsus, on ju. Et see seksuaalne alatoon või midagi. et muus osas nagu lähedust ei ole ja siis ma alati kuidagi nagu julgustan neil nagu, et aga mine avasta enda jaoks, mis see lähedus veel võib sinu jaoks olla. Ja seal tulevadki tegelikult massaažid ja mingid hoolitsused ja hooldused ja võib-olla mingid ringid või mis iganes, on ju. Aga siuke svingimine, see on juba nagu selline nagu, minu jaoks on see nagu hardcore, mida ma kindlasti ei pea õigeks, on see, et see on avalikus ruumis. Sellepärast, et ka see on väärkohtlemine. Ja see on noorte ja laste väärkohtlemine, kui lapseni jõuab info, mis ei ole talle hea kohane, siis ka see on väärkohtlemine. Kui laps, nii hea, et sa selle teed, sest mul oli, kui ma mõtlesin, et kui on üks asi, millest ma tahan võib-olla rääkida või kuidagi nagu inimestele nagu südamele või hingele panna, on see just nimelt selle väärkohtlemise osas, ongi see, et see ruum, kus nagu lapsed viibivad, et nad näeksid ja kuuleksid ainult eakohaseid asju. Ehk siis, kui mul on laps kodus ja mina olen seal kõrvaltoas ja siis me otsustame, et ma ei tea, ma oma mehega või uue peikaga me kavatseme nüüd niimoodi seksida, et seda kõik kuulevad, et me seksime. Ja siis me häälitseme ja siis me anname neid laksakaid, on ju, ja kõike seda, on ju. Ja siis see laps on seal kõrval. Siis laps tegelikult, ta ei tule toime sellega. Ta ja ma räägin puhtalt enda kogemusest praegult ka, et lapse jaoks on see tegelikult, ütleme, olukord, kus ta ei saa lahkuda, olukord, kus ta ei saa aru, mis toimub. Mina mõtlesin, et isa tapab ema ära. Ja olin valmis kooli minema, isa kohta kaebama, et tehke midagi, no reaalselt hirm ema pärast, et temaga juhtub midagi. Ja mingid olukorrad veel on ju kodus, et ma ei ütle, et lapsi peaks nagu kasvatama kuskil seal vati sees, aga kuna lapsed on tundlikud ja see ruum, see seksuaalenergia, kõik see, mis seal ruumis jagatakse, siis laps saab sellest paratamatult osa. Ta kuuleb, ta tajub läbi keha ja kui ta ei tea üldse, mis seal nagu toimub, siis see võib olla tema jaoks hirmutav, see võib tekitada segadust. Ja et kõik sellised, ütleme, täiskasvanute asjad, selleks on eraldi aeg, selleks on eraldi koht, selleks on eraldi ruum, sest et ka see läheb väärkohtlemise alla, kui laps peab kuulma, peab kogema, peab nägema, et mida need vanemad seal teevad, on ju. Ja lisaks kõik muud asjad veel, on ju, et kõik igasugused mingid ajakirjad, tänapäeval võib-olla nii palju neid ei ole, aga sest tänapäeval vist kahjuks on et nad pääsevad, aga siin ma näen ka, et see on vanema vastutus ikkagi kontrollida ja tagada see turvalisus, et lapseni jõuavad need asjad siis, kui ta juba on natukene küpsem või siis sa vanemana teed seda eeltööd, et sa teed seda eeltööd, et sul on alati õigus öelda ei. Kui sa enda kehas tunned, et see ei ole õige, siis ära tee seda. Sul on alati õigus minema minna sealt, et me ei saa nagu lastelt neid kogemusi ära võtta ja ei ole mõtet ka hakata neid kuhugi puuri panema või hirmutama, aga me saame vanematena omalt poolt esiteks tagada selle, et see kodu ei ole mingi pornopesa ja teiseks, et me valmistame nad ette. Et kui mul on tütar, siis ma räägin talle, mis on oluline.
ja et alati mõtle iseendale eelkõige. Siinkohal ma Jah. korra segan vahele, aga mida ma olen arvasin, et üks asi, mida me räägime, teine sa pead seda ise ka elama. Jaa, Et absoluutselt. ma olen täitsa nõus, et kui keegi räägib, et ma ei tea, enda emaks, et austa mingeid asju ja kui ma lapsena näen, aga sa ju ise Jaa, ei tee seda, jaa, et see on teine koht ja ma olen jah. hästi-hästi nõus selle eakohalisusega. Ma ise proovin ka seda jälgida, et nii kui küsib, ma vastan, et ei ole mingeid saladusi, aga ei räägi ka liiga palju. Jah. Lihtsalt, mida ma olen siin meie ühiskonnas märganud, on see, et mina annan endast tõesti selle parima, hoian ruumi, aga on seal mingi esimese, teise klassi lapsed, ma olen kuulnud, õnneks ei ole mul endal seda kogemust veel olnud ja nii, ma olen kuulnud, et juba seal lapsed, poisid, kellel on telefonid, juba on juurdepääs kuhugi mingile pornole, suuremad vennad on ette näidanud või ma ei tea, kust nad seda võtavad. Siis ma vahepeal küll mõtlen, et me ei saa lõpuni neid Jaa. hoida, aga seda oma, et mina saan hoida enda keset selles osas nii puhta, nagu ma saan ja siis oma last inspireerida ja talle rääkida kõiki tema küsimusi, ta ei kuule seda pärast kuskilt, ma ei tea, naabrit või kellelt iganes, on ju, aga et see, ma arvan, et siin on tohutult oluline roll seal aususel jälle ja kommunikatsioonil. Ja ma väga-väga loodan, et meie ühiskond ka muutub sinna, kus see ei ole okei, et isegi sotsiaalmeedia ei pea olema väikestel lastel, et see ei ole vajalik. Sest et seal on lihtsalt seda infot on lihtsalt nii palju Liiga palju on. ja seda müra on nii palju ja nad nagu kuidagi nagu kasvavad, et kui mina ka mõtlen, on ju, meil on sama vist vanus või et see aeg oli ju see pornofilmide aeg, on ju. Ja siis ikka me kõik kasvasime ju salaja, mina vaatasin küll kõik isa mingid need teibid, need lindistused läbi, on ju. Ja siis sa kasvad nagu selle peale üles, siis sa vaatad neid naisi, nende naiste kehasid ja kuidas nad on kõik seal perfektsed ja tissid on suured ja pringid ja pepud on siuksed on ju, kõik on siuke kõik on perfect, lõigatud on ju, ja- mehed on ka selliste korralike mingite varustuste, six-pack'ide ja kõik, on ju, ja siis, kui sul ei ole seda nagu vanemat või kedagi, on ju, kes kuidagi räägib, et kõik, mis su kehaga toimub ja sest mul näiteks ei räägitud. Mina nii pikalt nagu lapsena vaatasin mingeid selliseid kohti, et ma ei tea, peeglist, ma ütlesin, et issand, et kui ma siin nagu niimoodi käpukil olen, siis mul ju tissid ripuvad ja kõht ripub ja et seal filmis ma ei näe seda, kõik on mingi kõik on perfektses asendis, on ju, midagi ei ole kuskilt üle, mitte kusagilt midagi ei võbise, on ju. Ja siis sul tekib see täiesti mis see distorted, nagu täiesti väärastunud nagu Ebaterve pilt. ebaterve pilt nendest kehadest ja kõigest muust ka, on ju, ja siis vaatadki, lähed, on ju, siis hakkad duši all vaatama neid naiste kehasid, vaatad, et issand, et see pole üldse ju see, on ju, et täitsa nagu siin on normaalsed kehad, on ju, et normaalsed mehe kehad, normaalsed naiste kehad ja täitsa nagu huviga vaatad, sellepärast et pilt on sul kogu aeg olnud ju midagi muud ja võib-olla viimase asjana, mis ma tahtsin öelda, et see oli mingi paar aastat tagasi, kui ma käisin traumaseminaril 3-päevasel ja see kuidagi muutis minu suhtumist enda kehasse ja ka üleüldse kehadesse nagu nii palju, et ma hakkasin, et kõik need hinnangud kehade suhtes, et see on ka väärkohtlemine, et kui ma näen inimest ja ma vaatan ta keha ja ma annan hinnangu, et ma ei tea, näiteks mul on ju laiad puusad ja reied ja kõik on ja siis ma hakkan sellele hinnangud andma ja siis, kui sa tegelikult hakkad vaatama keha kui lugu, et seal on sellel kehal, minu kehal on lugu, miks ta selline välja näeb. Ja ma ei räägi seda selle koha pealt, et kuidagi õigustada mingit lodevust või mida iganes, on ju, aga et see keha annab, ta hakkab vabastama siis, kui on õige aeg.
ja et meil on hästi palju, Eestis ma kogen seda väga tugevalt, just see hinnangulisus, see kõik peavad perfektsed olema, on ju, just kehalisel tasandil ja füüsilisel tasandil ja tegelikult, mida mu töökogemus näitab, et sa võid olla, saad aru, ma ei tea, tippkulturist, on ju, aga sa oled täiesti haige kehaga. Ja siis sa võid olla ülekaaluline ja sul praktiliselt ei ole mitte mingeid sümptomeid peale selle ülekaalu, on ju. Et ja päeva lõpuks nii sellel ülekaalulisel kui ka sellel, kes on see kulturist seal laval, neil kõigil on need väikese mina lood seal all, need haavakohad, mis siis läbi selle keha kuju hakkavad tegelikult rääkima. Et ja sealt mul tekkis kuidagi nende kehade vastu, enda keha vastu ka nii suur kaastunne, et ma ei ole näiteks ise ka, kuna need põieteemad on hästi akuutsed olnud, ma ei ole saanud trenne ja asju teha, on ju, ja siis ma näen, et keha muutub lodevaks, on ju, vanus ja kõik, on ju, ja siis ka nendes kohtades tuletada endale meelde, et praegult on nii. Ja see ei tähenda seda, et sa oleksid vähem väärtuslik ja keskendu sellele, et keha on terve ja küll tuleb see hetk, kus sa saad rahulikult oma sellele rajale tagasi minna, on ju. Aga me oleme kehade suhtes hästi hinnangulised ja vaata, see keha teema on seotud ka seksuaalsusega, on ju. Et kuidas me ei julge tegelikult ennast ju ka voodis vabalt tunda, sellepärast, et äkki ta näeb, et mul on siin see võlt, on ju, äkki mul on siin see võtt, on ju, ja siis peidad ja katad ennast kinni ja need on omavahel seotud ja seal all on ikkagi see, hästi suur häbi, on ju. Ja piisab sellest, kui lapsena tegelikult on keegi mingi kommentaariga poisile võib öelda, et ma ei tea, sul on kõveralt jalad või keegi kuskil ütleb, sul on nii väike tillu. Ja siis mees, temas on ikka see väikese poisi haav, on ju. Kuigi tegelikult võib-olla kõik on okei. Või piisab sellest, et tüdrukule ütleb isa mingi kommentaari, on ju, ja siis see, jälle räägin endast muidugi, ja siis see naine hakkab endale ligi tõmbama ka selliseid mehi, kes hakkavad just neid kohti temas vajutama, et ma saaksin need kohad endasse ära lahendada. Et saaks tulla selline mees, kes vaatab sind, ütleb, et kallis, sa oled täpselt. Mulle sobib kõik, et oluline on see, kuidas sina tunned, aga siin on ikkagi see koht ka, et isegi siis, kui teine pool ütleb, et mulle kõik sobib, siis mina pean enda sees ka seda tundma. See tulebki siis, kui sa enda sees seda tunned, siis tegelikult hakkab maailm seda ju vastu tegelema. Ja ma saan siin samastuda, et ma olen ise põdenud puberteedi eas anoreksiat ja see sai sellest alguses, et mulle lihtsalt perekonnast öeldi, et oi, nii noore tüdruku siukseid sangas ei tohiks veel küll olla. On ju. Läksid ära ja läks kõik muu, on ju, et see on hästi selline hell teema. Et see, ta on hell teema ja see on võib-olla ka selline üleskutse jällegi vanematele, et lapse kehad ei ole kunagi valed ja seal peab olema väga teadlik, kuidas sa üldse lapse kehast räägid, kuidas sa midagi seal osutad, millele sa tähelepanu pöörad. Sest see on tundlik teema ja üldjoontes kõik need ju traumakohad või haavakohad juba saavad sealt alguse. Et ema on endaga kriitiline, on ju, ma ei tea, näed seda ema või vanaema, kes kogu aeg peab mingeid dieete, näed, mul siin kõik on ju see nahk ripub, on ju, et nii kole, oi, on ju, siis see väike tüdruk näeb seda. Siis vaatab endaga ja ütleb, et ka siin natukene ripuvad ja siis nii see läheb, on ju. Ja et meie vanematena, et see kodu oleks tõesti see koht, kus see laps tunneb, et siin ma olen tingimusteta hoitud, armastatud ja see on minu turvakoht. Kui kõik muu väljas on, ütleme, ootab seda avastamist, et selles kodusadamas on mul turvaline ja hinnangute vaba.
aga selleks muidugi peab see vanem Vanem ka olema. olema selline, on ju, et see vanem ei seisa, nagu ma tõin selle näite, et ma ei näe seda ema, kes kogu aeg pidevalt dieeditab ja siis pööritab seal peeglis, issand, et suvi on tulekul ja mul on see tagumik seal nii lottis, on Aga ju. sina oled ideaalne, et Jaa, see ei ole usutav. aga sul on kõik ikkagi väga ilus, aga tead, ma vaatan, et see kleit on sul natukene võib-olla ümber, vaata sul see kõhukene siit niimoodi Ma arvan, et natuke isegi seda paistab. lõppu ei peagi ütlema, aga ma arvan, juba piisab sellest, et kui ema peab dieete ja ei ole Jaa. endaga rahul ja ütleb, et aga sina oled sa meeldid, sa oled suurepärane, Jaa. siis seal tekib väike selline dissonants sisse, Jaa, sest et mulle meeldib, kuidas Nekrassov, Anatoli Nekrassov ütles nii hästi, et ja see ongi tegelikult nii, et me vanematena saame lastele anda ainult seda, mida me siis anname. Ja kõik muu, see jutt ja kõik, mida me seal enda arvates õpetame, laps näeb seda, ta tajub ära, et see on täielik bullshit. see on ülikarm, Jaa. see on tegelikult nii karm, ise olles ema. Jaa. Tegelikult ma ükskõik, mida ma räägin, ma tean, et ma pean seda elama ja kehastama. Et see muu on kõik hästi nagu teoorias hästi tore ja ma võin kõike õigesti teha nagu raamatute järgi, aga kui ma ise selle vastu eksin ja ei ela seda, siis ma tean, et on nii tajuvad selle energia nii kiiresti ära, et aga no siinkohal ma ikkagi võtan selle koha, et me oleme inimesed ja täiesti okei on, me ei ole valmis jumalad, valgustunud kehastused, see on teekond. Me liigume kuhugi ja tegelikult ma arvan, et elada südame järgi ja sooviga anda endast iga päev parim on juba tegelikult väga hästi. Jaa, mulle ka meeldib see vaade või see mõte jah, et sellest inimlikkusest, et me oleme kohal ja samal ajal me oleme teel ja see kõik on kokku lihtsalt üks teekond, üks kogemine, üks kogemus ja ma enda puhul mitte aastaid, see on liialdus, 1,5–2 aastat olen ikkagi tundnud väga seda, et küsimus ei ole perfektsuses, küsimus on aususes ja eheduses. Et kui ausalt ja ehedalt ma iseendaga olen ja elan, sest et see perfektsus on inimkogemuses ei ole perfektsust. Sest et me tegelikult ja see on jällegi, et kui ma hinnanguid ei anna, on ju, siis kõik ongi lihtsalt üks kogemine ja me eksime ja me kukume ja me tõuseme ja mõnel päeval me oleme toredad, mõnel päeval ei ole nii toredad ja me ei ole ise ka toredad ja lihtsalt jällegi oluline on mitte kinni jääda mingitesse kohtadesse, vaid lihtsalt läbi lasta endast, läbi tunda, läbi kogeda, võtta see aeg, teha enda jaoks olulised, ütleme, järeldused, et miks on see iseendale aeg nii oluline, et kui ma kogu aeg olen virvarris, kogu aeg see orav rattas ja ainus koht, kus ma võib-olla hakkan iseendale mõtlema või iseennast tundma või tajuma on siis, kui ma olen mingite jõhkrate sümptomitega pikali ja haige juba, et siis seda hakata endas juba ennetama, et ma olen nii väärtuslik ja nii piisav, et ma võtan seda aega iseendale iga fucking päev. Mitte siis, kui ma olen, on ju, selles mingis kriitilises punktis. Saagu nii. Nii on. Kergust ja armastust ka siia ellu. Jaa. Nii, aga ma vaatan, me peame hakkama vaikselt lõpetama ära. Nii tore, et sa tulid, aitäh sulle. Ma võiksin suga veel mitu tundi rääkida. Jaa, ma tean jah, see on selline huvitav voog ja selline huvitav ruum, mis tekib, et võiks lihtsalt tunde lihtsalt rääkida. Aga see ongi, ma arvan, nende podcastide ilu, et kus me loome teineteisega ja teineteisele selle ruumi, kus me saame tegelikult jagada, on ju, iseennast. Aitäh! Jah, aitäh sulle ka!